Teate küll neid artikleid, mis aeg-ajalt kirjutatakse sellest, kui palju tänapäeval noored tahavad igakuiselt palka saada ning kuidas selle kommentaarium siis kehab kommentaaridest, et nagu kuidas nad küll julgevad ja mis mõttes ja 2500 eurot on nagu lihtsalt, et noh, et sa pead olema enam-vähem Rootsi kuningas, et sellist raha teenida ja noored on naiivsed ja rumalad. Igal juhul, iga vähekese aja tagant tuleb mõni selline artikkel välja koos selliste kommentaaridega ja need ajavad mind tohutult närvi, mitte just see, kus ma ütlen, mitte see artikkel ise, vaid need kommentaarid ja inimesed seal taga, keda päriselt häirib see, et teised inimesed tahavad elada normaalselt. Tahavad elada hästi ära, mitte kannatada. Ehk siis, noh, kas või selle näitena 2500 eurot tänasel päeval teenida, ette kui me räägime brutost, on ju, ei ole 10 000 eurot, millest mina hakkan kohe siin nüüd rääkima. Mina siis mõtlesin, et okei, kui palju mul on päriselt vaja iga kuu raha teenida, et elada sellist elu, mis on nagu okei. Et minu enda jaoks, minu enda standardite ja vajaduste jaoks, et sellest nagu piisab, mul on hea, mul on nagu mõnus, mul on tore, ma saan teha asju, mida ma enam-vähem tahan teha, aga mitte, et me lähme nagu jahed ja Porsched ja priiskamine välja. Et see oli see minu selline sweet spot, mille ma tahtsin läbi mängida. Alati saab elada suuremalt, alati saab kulutada rohkem raha, teha rohkem asju, kallimaid asju. Aga ma mõtlesin, et okei, ma võtan enda järgmise 2 aasta plaanid ette. Ehk siis 2026, 2027, enam-vähem, mis ma tean, mis on mu tänased kulud, mis need aasta peale ära jagunevad, mis on need asjad, mida ma tahan järgmise 2 aasta jooksul ära teha veel lisaks, mis kulud nii-öelda tulevad ja mis kulud ma tahaks lükata suuremaks, sest ma tahan teha neid asju rohkem. Ehk siis hakkame pihta. Ma tegin ühe tabeli, endale ühe Google Sheets tabeli, mis on mingi karv täis. Google Sheets tabeli, mida ma hakkan siis nüüd vaatama. Ma tegin selle tabeli ära ja nüüd ma tulen ja kommenteerin siin koos teiega seda seisu, mis siin siis tegelikult on ja kuhu summadesse mina reaalsuses siis jõuan. Kui palju raha mul on vaja iga kuu teenida, et elada normaalselt ära. Ehk siis 2026, 2027 graafik on ju või plaanid, mis tulevad. Nii, 2 aasta kulud üldiselt on esimene selline kategooria, mille me üle käime kiirelt ja siia alla alustame kodukuludest, mis mul hetkel on umbes 270 eurot korda siis 24, ehk siis minu 270 eurot on kodulaen, mingi 103 eurot igakuised kommunaalid, 150 euro ringis ja siis kindlustus mingi 10-12 eurot. Ja ma ümardan kõiki siin summasid ülespoole, igal pool igaks juhuks, nagu lihtsalt, et lihtsamaks arvutada. Järgmisena toit, 400 eurot kuus. Ma käin päriselt üsna palju väljas söömas. See 400 ei ole praegu igakuine, ma arvan, et ma selle aasta keskmine mingisugune 350 vist oli seal äkki, aga ma tõstin seda grammikene. Eks panime 400 ja 2 aasta kulud on siis toidu peale 9600 ja kodukulude peale 6500. Enam-vähem tänaste arvude põhjal, mis mul on. Siis järgmisena ma vaatan, et siin on trennide kategooria. Ma olen see aasta käinud trennis nagu täiega on and off, mingi aeg palju, mingi aeg vähe, siis praegu mitte üldse, sest lihtsalt ma olen sellises perioodis elus olnud, kus ma käin trennis veel teisel linna, sest siin seda trenni ei ole, mida ma tahan. Ja ma mõtlesin, et okei, davai, ma võtaks nagu enda jaoks sellise makspaketi sinna trenni, kuhu ma tahaksin minna igakuiselt, mis selle summa siis on. Ja selle kulu tuli, kohe vaatame. Nii. 135 eurot kuus ja siis korda 24 on ju. Ja 24 ja kokku teeb see meile trummipõrin on see 3300 eurot 2 aasta peale. Väga norm summa trennide eest. Siis minu järgmine kategooria on reisid ja mulle väga meeldib reisida. See aasta on mul olnud rahulik reisiaasta.
ja ma olen ikkagi käinud, issand jumal, ma olen 2 korda käinud Inglismaal sõbranna juures, ma 1 korra viisin sõbranna lapsed Soome tiirule, ma käisin ühe projektiga Stockholmis, see on siis 4 reisi, see vist ja aasta alguses 1 Inglismaa oli koos Šotimaaga veel lisaks. Aga minu see reiside, eelmine aasta oli vist 5 reisi, see aasta siis tuleb 4 reisi. Aasta enne seda oli ka äkki 5 või 6 või midagi sellist. Ja ma ütlen ausalt, et viimased aastad minu jaoks 4-6 reisi on jah selline keskmine, tavapärane olnud ja tuletan meelde, et need viimased aastad ma olen olnud iseenda tööandja või siis mul oli töövaba aasta, kus ma ei käinudki tööl, ehk siis mul on olnud kontroll enda aja üle väga suur. Ja obviously ikkagi mul on olnud ka raha, et seda nalja teha. Minu jaoks on reisimine väga tähtis, see on tohutu prioriteet ja ma ei ole nõus reisimise osas nii-öelda allahindlust tegema selles mõttes, et ma tõmbaks reise koomale. Ma reisin mitte nagu mega säästlikult ja mitte mega soodsalt. Minu arust 2024 reisid, ega see keskmine reisisumma ikkagi tuli nagu kulureisi kohta tuli mingisugune 900–1100 eurot, et mul läks 2024 5000 eurot umbes läks vist 5 reisi peale. See aasta ma ei ole ise mitte kokku löönud seda summa, ma ütlen ausalt, ma ei tea, kuna ma olen ka 2 reisi, nagu ma ütlesin, sõbranna juures, siis seal on enam-vähem transpordikulu ainult mul olnud, ma ei ole majutuse eest maksnud, ma ei ole väga palju toidu eest maksnud, sest nad on hoolitsenud mu eest, et need on veits sellised väiksema kuluga reisid olnud, aga ma panin siia tabelisse 2 aasta peale reisid 20 000, mis on kõige suurem kulu reaalselt hetkel siin. Ja ma olen väga rahul sellega. Ehk siis 10 000 eurot aastas, mis on viimaste aastate põhjal siis topelt see summa, mida ma olen siiani kulutanud ja mitte just sellega, et ma peaks nagu rohkem arvuliselt reise tegema. Üks minu väga suur eesmärk on olla kliimapagulane. Mulle meeldib väga see väljend muidugi, aga mulle päriselt ei meeldi Eestis külm ja pime aeg. See, et meil on nii vähe valgust, see lihtsalt nagu sööb mu ajusid, ma ei suuda, see on nii rõve minu jaoks, pluss see külm, pluss see mingisugune lumi, lörts, mulle ei meeldi mitte midagi sellest, ma olen täiesti ausalt, mulle ei meeldi mitte midagi sellest. Jõululõhnalised või need talvelõhnalised küünlad on nagu parim asi, mis siit tuleb, aga neid saab ka muul ajal ja muus riigis põletada ja osta. Ehk see 10 000 aastas reisidele on minu jaoks pigem selline, et seal on üks selline korralik talve pikk reis, a la mingisugune kas 2 kuuajalist mingisugust portsu, et a la, ma ei tea, detsember ja veebruar näiteks midagi sellist. Et kas 2 sellist kuuajalist pikemat asja kuskil Lõuna-Euroopas või Aasias. Ma ei tea, ma ei ole Aasias kunagi käinud, ma olen nagu so-so sellega, kas ma nagu päriselt tahan, ma ei tea, mulle väga meeldivad Euroopa suurlinnad, mulle meeldib kui meri lähedal, aga kuhu, ma ei tea, ma tahan lihtsalt valgust. Tahan lihtsalt valgust rohkem. Ehk siis 10 000 suur osa pigem ongi selliseks talve äraolemiseks ja ülejäänud siis raha selleks, et teisi reise mitte kell 5 hommikul lennujaamas olla. Et ma hea meelega lihtsalt esimene asi, mida ma enda reiside juures nagu, kus ma raiskaks rohkem raha, olekski normaalsed lennupiletid, normaalsed lennuajad ja kõik see, et rohkem raha pigem siis sellele, et saaks nagu kas otselende või siis tõesti sellise normaalse ajaga lende teha, et maksta mõned 100 eurot siin-seal rohkem sellele, ehk siis 10 000 eurot aastas reisidele. Järgmine siit on shoppamine ja ma olen aastaid juba olnud siis kapsal garderoobi uskum ja siin shoppamise koha pealt on enamus on nagu riided mul mõttes. Ma panin siia 3000 eurot.
2 aasta peale, see on 1500 eurot aastas, mis siiski tuleb mingisugune siis on ju 100+ eurot kuus midagi ja minu jaoks see on palju, siiralt. Mu riidekapp on viimase, nagu ma ütlesin, ma olen aastaid kapselgarderoobi, ma olen videovõlgu, kapselgarderoobi usku olnud aga viimaste aastate selline garderoobi teema on mul täiesti lappes, mul on aastas tuleb juurde üksikuid asju, tõesti väga-väga üksikuid asju. Mu garderoob ei ole see, mida vaja, ta vajab tegelikult väga korralikku nagu värskendust, uuesti üles ehitamist ja ma hea meelega tahaks seda riidekappi järgnevatel aastatel päriselt taaselustada ja targemalt veel ja tänase mina põhjal üles ehitada ja asju välja vahetada seal muudkui. Aga vanusega on see kena asi, et me standardid tõusevad, kvaliteedi nõudmised tõusevad ja ühe eseme eest 100–200 eurot maksta minu jaoks on juba väga okei. Kui ma saaks sealt teiselt ringilt veel parem, love it, aga mis ma tahan öelda, et ma olen nõus kvaliteedi eest maksma ka. Aga 3000 eurot shoppimisest, kusjuures mul tuli praegu meelde, et mida ma siia sisse ei pannud, on me võtame mõtteliselt siia juurde, aga väga palju siin suuri neid arve nagu nii ei muuda. Mõtteliselt võtame siia juurde, et tegelikult minu soov nahahoolduse koha pealt ka sellest, et esteetiline meditsiin, näohooldused, asjad, massaažid, mingid sellised värgid, ma tahan neid kindlasti rohkem. Ma ei ole elusest näohoolduses käinudki, aga meie jaoks ma olen täna ka mingi ilma meigites, mu nahk on päriselt üle pika ja nagu decent. Aastaplaanid, järgnevad aastaplaanid oleks regulaarsed näohooldused, siis mingisugused värgid, masinad, asjad, igasugused põnevad asju, mida teha saaks. Botox, sest siin toimub elu. Kena. Botoxid sinna juurde ja see ei ole mul siin, mul oleks see meeles siia lisada. Nii et tegelikult võiks siia 2 aasta või aasta peale nagu paar tonni äkki juurde panna seda ka. Aga nagu ma ütlen, see suurt pilti, see 2–4 tuhat nagu 2 aasta peale ei hakka nii palju muutma. Nii et väike side note siia, aga lähme edasi. Okei. Siis meil on auto teema. Hetkel ma sõidan 2007 aasta autoga. Ma olen kohutav autoomanik, nagu kohutav, lihtsalt päriselt ka ja mul ei ole jaksu sellega tegeleda mingi iga kuu käia. Ma ei tea autodes midagi. Mulle on tähtis, et mulle meeldib autoga sõita, selles mõttes, et see autosõidu kogemus on mulle hea, et see auto on võimas ja kiire, sest mul traumad. Ehk see peab olema mugav, see peab olema päriselt piisavalt suure võimsusega mootor peab seal olema ja muus osas ma ei ole väga nagu pirtsakas. Ma olen välimuse osas ka veits pirtsakas ikkagi, aga ma ei ole nagu metsikult pirtsakas selle auto teema koha pealt. Nagu ma ütlesin, 2007 aasta auto. Ameeriklane on mul ja mul ei ole mingid ekraane asju, mul isegi mingi Bluetooth ühendas, mitte midagi seal sellist. Aga istud on mega hea, mootoril võimsust on, kiirushoidik on, istmesoojendus on, I am nagu Gucci sellega. Mulle väga meeldib see auto, mis mul on. Probleem on lihtsalt selles, et see auto see vajab hulga rohkem hooldust, kui ma suudan talle regulaarselt pakkuda. Ta ei lagune rõvedalt metsikult, aga tal on piisavalt asju, et ma olen, ta saab remonti ikka nagu aastas paar korda, selliste korralikku, ma ei tea, päris tonnast arveb, mis mul ei ole isegi mitte olnud lõpuks või. Selline 300–800 eurot remondiarved. Sellised ta ikkagi paar korda aastas saab. Muidu on nagu hea odav ülal pidada, mitte kütuse mõistes, aga see on ettevõtte kulu. Siis ma sõidan ettevõtte suur osa minust sõitudest on töösõidud nagunii, aga
ta ei ole nagu odav auto, aga ta on nagu siiski, mul on üsna väiksed kulud kuu peale, arvestades seda kõike. Igal juhul, meil tuleks auto ikkagi välja vahetada, sest ma ühel hetkel lihtsalt suudan ta ära käkkida liiga palju või mitte nagu I have a fear, on ju. Minu piir lihtsalt autodele, ma ütlen siin, ma panen kirja 15 000 eurot maksimum auto ja nagu näha on siis 15 000 ja nagu minu tingimustel, siis see ei ole kindlasti mitte uus auto. No way in hell, esiteks mulle, ma ei tea, mul on mingi teema sellega. 15 000, mul oleks veider, kuna mu kodulaen on 20 000, on ju, siis mul oleks veits veider, et mu auto maksab sama palju või rohkem kui mu effing kodu hetkel. Ei. Äkki ühel päeval, kui mul tõesti nagu lihtsalt, kui ma suplen nii hullult rahas ja mul tõesti ei ole nagu teisi suuremaid eesmärke, siis ma hakkan rääkima teistest asjadest, mida mul oleks nagu hulga rohkem vaja kui uut autot. Et äkki siis, aga tänasel päeval mingisugune 15 000 eurone auto on juba nagu minu jaoks nagu vau, nagu suur, palju luksus on ju. Et tänane auto, ma ei kujuta ette, maksab paar tuhat mul äkki või midagi sellist. See oleks väga suur samm edasi ja seal ma käisin, vaatasin enam-vähem 15 000 euroga selline ümmarguselt, siis näiteks 3 aasta peale liising võtta oli see vist, siis on 350 eurot see liisingumakse kuu ja mul on nagu lihtsalt juba mul on nagu 350 eurot liisingule kuus on nagu nii palju, ma saan aru, et see on küll lühike periood, aga nagu intressid vaatab. Igal juhul mängime sellega läbi 350 eurot kuus, 2 aasta peale oleks see kulu siis 8400 eurot. Sinna juurde muud autokulud on ju, mille puhul mul pole õrna, mis siis on. Ma tean enda tänasest autokulust, aga kui auto välja vahetada, siis mis need sinna juurde tulevad, I have no idea. Remonti võiks nagu nii palju äkki vajada, kütust, ma ei tea, ülevaatus ka ei ole iga aasta siis vaja ju, ma ei tea, rehvi, nagu ma ütlesin, ma olen halb autoomanik, ma panin 3000 eurot igaks juhuks, niisama. Siis me liigume ühekordsete kulude juurde, ehk siis kui see 2 aasta omad olid sellised üldised nagu suured kategooriad, mis ma tean nagu nii on, siis mind ostab ees järgnevatel aastatel, tegelikult see aasta juba järgmine nädal alustame hambaraviga ja kes ei tea siis, mina käisin augustis hambakirurgi juures saamas raviplaani sellele, mis mu suus toimub. Ja ma olen käinud hambaarstide juures Jeesus küll pool oma elu juuraravide asjade värkidega. Mul ei ole halb hambumus, aga mul on muud jamad. Ja see hambaraviplaan, mis seal tuli lõpuks, sisaldas mitme hamba väljaopereerimist, ühte juuraravi ümber tegemist, mingid täidised, asju, puhastus, kõike seda, nii tore on ju. Aga kuna minu juuraravi all kannatanud hambad, mis on välja surnud aastad, on otsapidi ka mingites ikkagi käinud mingid põletike seal all läbi ja ma ei tea, mida kõike veel, siis mul on vaja mõlemale poole luua luusse teha luu siirdamist. See on, ma ei taha sellel mõelda, kuigi üks mu tuttav just käis sellel sarnasel protseduuril, see ei olnud nii hirmus, aga nagu luu siirdamine, rõvedam sellest mõttest, protseduurist endast on selle hind. Ja see hambaplaani järgi see hind, mis sealt tuleb 2-3 aasta peale lõpuks, on umbes 21 000. See siirdamise teema seal on pool sellest umbes äkki tuli või midagi sellist. Ma ei mäleta enam, need summad olid lihtsalt nagu wild. 21 000 lihtsalt hammastele.
igal juhul nõusiirdumised, kruvid, kaperavi, implantaadid ja siis finito on ju. Eks see on selline ühekordne kulu, mis tuleb siin välja mõelda, välja käia ja millega leppida ja loota, et siis kui see saab tehtud, siis on pikaks ajaks päriselt hästi. Siis me jõuame järgmise ühekordse kuluni. Köök. Ma ei hakka siia tegelikult teisele poole keerama, kes on midagi vaadanud, vloge vaadanud, teavad. Ma olen siin korteris elanud, ma ostsin selle 4 aastat tagasi nüüd. Mul ei ole ikka veel kööki. See korter ei tulnud koos köögiga. Muu remont oli tehtud, kööki ei olnud sees. Sellel on veidrad mõõdud, nii et mingisugused odavad paarisaja eurosed asendusköögid, asjad lihtsalt nagu ei sobinud piisavalt ja ma olen selline ka, et 0 või 100, et kui ma ei saa päriselt head lahendust, siis mingi halfway lahendus ka mul ei kära, nii et mul on olnud see mingi 2 suurt riiulit, väike külmkapp, IKEA köögisaar, mis ma stuudios tõin üle, täpaga kohvimasin ja õhufritüür. See on mu köök hetkel. Viimased 4 aastat. Nüüd võiks selle köögi asja ära teha, ma tunnen veits sellest ikkagi päriselt puudust ja nagu kokkamisvõimalust, et mis sügav külmaski, kuigi ma võiks ainult külmkapi välja vahetada, aga ma nagu ei taha, ma ei viitsi ühe asja kaupa seda teha, see on liiga tüütu minu jaoks. Nii et mul sõbranna võttis mõõdud lõpuks siit köögist just ja paneb paika äkki köögiplaani, mis me siis siia teeme. Ma olen ise pannud eelarvesse 4000 €, mis on väga lahke tegelikult. Ma tean, et me saaks IKEA-s kokku pandud selle asja arvatavasti poole odavamalt, kui nagu väga tahta. Aga ma olen nagu, kui me räägime siin, et et me ei ela nagu täiskitsikuses ja mõõdukalt võtame seda asja, et lubame mingeid asju, siis ma panin lahkelt 4000 siia. Et siis kõik kapisisud, värgid, valgustust, asja, mingid sellised detaili, tööpind korralik, mõelda need uksed, asjad, võtta, mida tegelikult tahaks siia. Et jah, 4000 € köögi eest. Ja mõtlen, see on IKEA, aga me lähme all out IKEA ja peale. Selles mõttes nagu hea IKEA, mõnus IKEA, ilus IKEA. Lisakulud. Eks meil olid ka 2 aasta kulud üldiselt, meil olid ühekordsed kulud ja siis ma paneks siia juurde lisakulud ja minu lisakuludeks läheb Tallinnasse teine kodu. Ma ei osta hetkel teist kodu, ma ei tea, kas ma nagu viitsiks tahaks üldse teist kinnisvara omadagi hetkel selle plaani järgi tunnu. Aga kuna minu elu on nii palju seotud Tallinnaga, Tallinnas käimisega, ma tegin siin mingi, ma ei tea, augusti lõpus, novembri keskpaigani mingit Tallinna maratoni jälle, nii et ma olin mingid nädalad järjest, ma olin iga nädal Tallinnas ja see nagu, ma lepin Tallinna nagu linnaga ja seal olemisega, seal on omad võlud ja toredused ja boonused. Aga see reisimine edasi-tagasi Põlva Tallinna vahel, see on see, mis mind lihtsalt jällegi nagu hinge seest ära sööb. Ja minu plaan uuest aastast oleks, et jõuda sinna, et lubada iga teine kuu endal nagu päriselt kuu aega Tallinnas olemist. Hetkeplaan, ma ei taha korterit üürida püsivalt jällegi, sest ma jagaks oma aega 2 linna vahel vähemalt. Ja see kulu nagu ikka kerib sinna ülesse ja kohustusena. Mulle väga meeldivad Larsen house'id, Larseni lahendused ja see paindlikkus, ma lihtsalt lähen bookin, tõmban sisse, kõik asjad on koha peal olemas, kõik võimalused on koha peal olemas, tõmban neile välja oma suure kohvriga, tulen järgmine kuu või 6 nädala pärast või 8 nädala pärast uuesti, et see paindlikkus ja ma olen arvestanud siis siia, et 6 kuud näiteks aastas umbes 800 € selline kuu kohta, need on tõesti umbkaudsed arvutused ja siis 12 korda see võetud, ehk siis iga teine kuu nii-öelda selle arvutuskäigu kohta puhtalt siis eluasemele ja see teeks umbes 10 000 € 2 aasta peale kokku.
kokku 2 aasta sellised kulud, mis tuleksid, oleksid summas, trummipõrin, 90 000. Mis tegelikult ei ole isegi mitte nii suur, kui ma oleks arvanud. 2 aastat, 90 000, sain siis 45 500 umbes aastas. Ja ma olen väga palju enda elust ja palgatööst elanud niimoodi, et mu aastane sissetulek oli 10 000 eurot aastas, eks. Et 45 000 on jah 4 korda rohkem sellest ja väga paljude teiste inimestega siis palgatasemest, aga jällegi, nagu ma ütlesin, me mängime läbi seda mängu, kui ma saaksin elada seda elu, mida ma päriselt tahaksin elada sellisel baastasemel, et minu enda eesmärkide ja standardite järgi. Aga mis minuga tuleb selline erilisus kaasa siin selles arvutuses ongi see, et ma olen ettevõtja, ma olen ise enda tööandja, mina maksan endale ise palka. Ehk minu see 45 000 aastas ei ole see, et ma pean nüüd minema ja leidma töökoha, mis maksab mulle nii palju aastas. Ei, mina pean ettevõtjana nüüd tagurpidi hakkama arvatama, kui palju minu ettevõte peab teenima, et ma saaks maksta endale 45 000 eurot aastas palka, on ju. Nii et me võtame seal tagurpidi ja kuna jällegi minu ettevõte, see läheb kõik sinna matemaatikasse sisse, et mina kontrollin enda ettevõtte sissetulekut sisuliselt. See on see loogika, ma igakuiselt, igapäevaselt, ma ei halda isegi mitte enda isiklikku rahakotti nii palju, mul ei ole otseselt vaja, aga ma haldan enda ettevõtte rahakotti ja siis maksan sealt endale palka välja ja selle palgaga ma saan mida iganes muud teha. Mis siin nüüd tuleb arvesse võtta, on, et mul läks meelest ära, me ei ole siia sisse pannud, me kohe, investeeringud, ma unustasin totaalselt ära. Me lähme parandame selle vea kohe ära. Aga segane jutt, mul on nii palju mõtteid lihtsalt peast, saate aru, et mul on väga põnev seda teha. Igal juhul lähme arvutame ümber, kui palju, kui mul on vaja netopalgas maksta see 45 500 endale aastas, kui palju see tuleb tööandja ehk minu enda kuluks. Me lükkame selle kalkulaatorisse sisse, paneme ilusti teise sambaga õigeks, mul on 6% teine sammas, sest tasuta money sisuliselt mulle endale säästmiseks ja me jõuame arvuni, et ma ei pea isegi mitte mõtlema 45 000 peale aastas, vaid 80 000 euro peale aastas, et endale sellist palka maksta ja neid kulusid teha. Nii, lähme siis paneme sisse aastakulu, töökulu on siis selline 81 000 eurot põhimõtteliselt. Siis vaatame üle, mis on ka muud kulud mul ettevõttes olnud. Hetkel on see seis selle aasta põhjal 3000 eurot kuus ilma tööjõukuludeta, on ju, sest need on teise rea peal meil juba. Lükkame selle 4000 peale siin kohe, sest suure tõenäosusega me tõstame enda kulusid ettevõttes ka ikkagi, ma tahan rohkem asju teha, põnevaid asju teha, investeerida rohkem ettevõtte siseselt tegevuses, et ettevõtet kasvatada. Nii et paneme 4000 eurot korda 12 ehk siis aastas, praegu me arutame seda aasta osa siin, saame kokku 48 000 muude kulude peale, mis tähendab seda, et ettevõte peaks meil teenima 130 000 eurot aastas ja selleks 11 000 eurot kuus. Nii, aga mis ma unustasin enne totaalselt ära? Lähme tagasi siia. Nii, võtame siit uue selle rekord. Nii, mis ma unustasin enne totaalselt ära, sest ma olen kuludele keskendunud, on see, et mul on ka investeerimise eesmärgid ja kes ei tea, siis mul rahatarkuse kogukonnas, mis on naistele Pre-Rich klubis, eelmine aasta juba tuli läbi arvutus selline wild eesmärk ja wild miniklubi, kus me
võtsime eesmärgiks, et okei, kui me tahaksime 10 aastaga jõuda sellise 1,5 miljonilise portfellini, mis on lihtsalt, see ei ole normaalsete inimeste eesmärk selles mõttes, on ju, et see ei pea mitte ühegi teie eesmärk olema, lihtsalt eneseteostus, nagu põnevus, mul on vaja elevust, mul on vaja rõvedalt selliseid suure, aga piisavalt kättesaadavaid eesmärke, et ma elus üldse nagu liigutaks, teeks midagi. Ja tegiks selline, et kurat, see on nagu nii loll, aga ma lihtsalt põhimõtte pärast tahan seda ära teha. Igal juhul. 1,5 miljonini 10 aastaga jõuab siis, kui umbes 8000 eurot iga kuu investeerida. Nii et me lisame siia juurde 8000 kuus. Aastas oleks see siis, kui palju, oh my god, mul ei ole kalkulaatorit siin, nüüd ma pean peast arvutama. See on siis 80 000 ja siis veel 16 000, 80, 96 000. Kas ma arvutan õigesti või? Jah? 100 000 aastas või? Kas on päriselt ka 100 000 aastas? Nii. Kõik, kes te olete öelnud, et te tahaksite teenida igakuiselt vähemalt 2000 eurot, et ära elada ja olete tundnud ennast halvasti, siis lihtsalt palun väga. There you go. Ei pea ennast absoluutselt tundma selle summa pärast halvasti. Nii. We made it oma tegeliku lõpuni eesmärgini, mis värvi me selle paneme. Paneme lilla, mulle väga meeldib. See on vist nagu veider lilla. Paneme äkki heledama. Ehk siis. Töötab. Ilma neid investeeringuid sisse arvestamata, see 11 000 eurot kuus, mis mul oli, see on see aasta olnud eesmärk, mille poole ma olen tahtnud nagunii liikuda. Meil on augustis saati Mastermind rikaste naiste klubi, kus ongi eesmärk kõigil jõuda sellise 10 000 pluss regulaarse käibeni igakuiselt, on ju. Ehk see 11 000 on siin minu ettevõtte kuu käive, mis peaks olema, tuletan meelde. See on meil nagu nii olnud eesmärk. See oli mul nagu 11 000, täpselt see, mis ma arvasin, täpselt see, mis ma mõtlesin. Aga pannes juurde neid investeeringuid, millele ma varasemalt niimoodi ei mõelnud, sest see 10 000 tundus selline esialgne eesmärk, et kus need kulud olid mul arvestatud enda omad hulga madalamad, ettevõtte omad hulga madalamad, kui need on tegelikult see aasta olnud ja seal sees ka investeeringuid, siis nüüd vaadates sellele otsa, et minu see baaselu, mis ma siin olen kirjeldanud, võt see osa siin, et see minu enda baaselu seal juures, et ainuüksi see juba koos ettevõtte tavakuludega maksab 11 000 eurot kuus. Ja kui nüüd siia panna juurde need igakuised investeeringud, et päriselt jõuda sinna rich aunt staatusesse järgmise 10 aasta jooksul ja teha seda eneseteostust selle koha peal, et kuidas seda siis ära teha. Minu jaoks see rahasumma ise ei olegi see eesmärk või see põnevus. Minu jaoks see põnevuse eesmärk on see, et kuidas ma seal on, kuidas ma seda elu loon, kuidas ma seda ära teen, kuidas ma päriselt sellega hakkama saan või mis need moodused või viisid seal on. See on see põnevus. Et panna siis kokku, et minu tegelik eesmärk igakuiselt on teenida 19 000 eurot. See on endal ka veits nagu, et oh shit. Et korraga on sees, nagu mu koeral on leegil põnevus ja ärevus, mul on nagu veits mingid, siis ma nagu ma värisen, mul jääb nagu värisevad allu, ja samas nagu tahaks minna ja vaadata ka, mis toimub. See on see vibe hetkel. Ehk siis, kusjuures ma ei teadnud, et me siia jõuame. Ma tahtsin väga seda videot teha, et päriselt näha, mis
oleks minu summad päriselt näidata ka teile, kes te siin viitsite vaadata seda, et 2000 eurone palk või 10 000 eurone palk ei ole selles mõttes mitte mingisugune hiiglama suur raha või summa selle koha pealt, et esiteks, mida sa sellest lubada endale saad päriselt, kui sa hakkad mõtlema, millist elu sa tahad lubada. Ja teiseks on maailmas inimesi siinsamas teie ees, kelle eesmärgiks siis on 19 000 eurot kuus teenida. Nii et soovitan sul ka minna, arvutada see enda jaoks välja, olla aus, olla väga delulu ja istuda selle summaga, päriselt istuda veidikene selle summaga, vaadata, mis tunde see sinus tekitab ja siis otsustada ära, kas sa tegelikult tahad selle poole liikuda või sa lepid sellega, mis sul täna on. Et kui mina vaatan seda, neid 2 aasta plaane siin, mida ei ole metsikult palju, mis ei ole nagu out there täiesti sellega, mida saab endale lubada, üldse mitte. Mina vaatan neid ja need on täiesti normaalsed tavalised kulud tegelikult selles plaanis. Siis ma olen nõus küll praegu mõtlema, pingutama, vaatama, välja mõtlema, kuidas see 19 000 eurot kuus tuleks minu kontodele, et seda elu endale lubada. Nii et good luck sulle ka. Anna mulle teada, mis sa mõtled, mis tunded sul tekkisid minu rahaasju vaadates ja mis sa arvad sellest plaanist, sellest 19 000 kuus, kas see on tehtav või siis mitte.